Tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, miks süda võib ärevuse ajal kiiremini lüüa. Aga mis juhtub siis, kui need kehalised reaktsioonid muutuvad nii tugevaks, et tekib tunne, nagu hakkaksid kontrolli kaotama? Sellest räägime täna. Kujuta ette, et istud bussis või oled poejärjekorras. Kõik tundub täiesti tavaline ja siis äkki. Süda hakkab meeletult kiiresti peksma. Hingata on raske, käed värisevad, pea käib ringi. Tekib tunne, et midagi väga halba on kohe juhtumas. Mõni inimene mõtleb sel hetkel, ma saan infarkti, ma minestan, ma hakkan hulluks minema. Kui oled midagi sellist kogenud, võib see olla olnud paanikahoog. Paanikahoog on äkiline ja väga intensiivne hirmu või tugeva ärevuse laine. See saavutab tavaliselt haripunkti mõne minutiga. Sellega võivad kaasneda väga tugevad kehalised sümptomid, näiteks kiire südametöö, õhupuuduse tunne, värisemine, higistamine, pearinglus või tunne, et olukord on kontrolli alt väljumas. Need sümptomid võivad olla väga hirmutavad, aga enamasti ei ole need ise ohtlikud. Miks see siis nii hirmus tundub? Sest aju püüab toimuvat kiiresti selgitada. Kui keha saadab väga tugevaid signaale, võib aju mõelda, midagi on väga valesti ja just see mõte võib hirmu veelgi suurendada. Seda võib ette kujutada nagu lumepalli. Kõigepealt tekib mõni kehaline tunne, näiteks süda lööb kiiremini. Siis sa märkad seda. Seejärel tekib mõte, see pole normaalne. See mõte teeb sind veel ärevamaks, keha reageerib omakorda veel tugevamalt ja nii võibki paanikahoog mõne minutiga väga intensiivseks muutuda. Oluline on teada, et paanikahoog ei kesta lõputult. Keha ei suuda sellist väga kõrget valmisoleku taset kaua üleval hoida. Varem või hiljem hakkab närvisüsteem rahunema. See ei pruugi tunduda nii sel hetkel, aga paanikahood mööduvad. See ei tähenda, et kogemus oleks ainult peas. Vastupidi, kõik need kehalised aistingud on päriselt olemas. Lihtsalt nende põhjuseks ei pruugi olla see oht, mida inimene sel hetkel kardab. Mida siis paanikahoo ajal teha? Esimene samm on meelde tuletada, see on paanikahoog. See võib tunduda lihtne, aga kui aju lõpetab olukorra tõlgendamise eluohtlikuna, hakkab ka keha tasapisi rahunema. Teiseks, proovi mitte hakata oma sümptomeid iga sekund kontrollima. Mida rohkem sa neid jälgid, seda suurem osa sinu tähelepanust need võtavad. Selle asemel proovi suunata tähelepanu enda ümber toimuvale. Vaata enda ümber, märka värve, helisid või loe näiteks 5 asja, mida sa enda ümber näed. See aitab su ajul mõista, et sa ei ole otseses ohus. Kolmandaks, ära hakka hingama väga kiiresti või väga sügavalt. Paljud inimesed proovivad paanikahoo ajal rohkem õhku saada. Tegelikult võib liiga kiire hingamine mõningaid sümptomeid hoopis võimendada. Sageli aitab rahulik ja loomulik hingamine rohkem kui väga sügavad sissehingamised. Ja neljandaks, ära süüdista ennast. Paanikahoog ei tähenda, et oled nõrk. See ei tähenda, et oled hulluks minemas. See tähendab, et sinu keha häiresüsteem on läinud väga tugevalt tööle. Aga millal tasub abi otsida? Kui paanikahood korduvad sageli või kui hakkad nende tõttu vältima kohti või tegevusi. Kui need häirivad oluliselt sinu igapäevaelu. Sellisel juhul tasub rääkida perearsti või vaimse tervise spetsialistiga. Paanikahooge saab ravida ning väga paljud inimesed saavad õige abiga neist märgatavalt paremini jagu. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Paanikahoog võib tunduda väga ohtlik, aga tunne ei ole sama, mis tegelik oht. Mida paremini mõistad, mis sinu kehas toimub, seda vähem hirmutavaks võib see kogemus aja jooksul muutuda. Aga kuidas ennast rahustada olukorras, kus ärevus alles hakkab kasvama? Millised võtted on päriselt teadusuuringutest tõhusaks osutunud? Sellest räägime juba järgmises videos. Aitäh, et vaatasid! Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.